Ja tere kõigile! Koguneme, aga niikaua kui me koguneme, siis ma räägin teile, mis minuga juhtus paar päeva tagasi. Paar päeva tagasi hommikul ma ärkasin üles ja proovisin rääkida ja mul ei tulnud mitte piuksu ka kurgust välja. Et häält ei olnud. Et selline sarnane asi juhtus minuga ka 5 aastat tagasi, kus väga-väga oluline sündmus, mitte positiivne sündmus, aga sellel ajal väga raske sündmus minu jaoks ka toimus, siis mul ka hääl naks, suu pandi kinni. Ja ma mõtlesin, et no tere hommikust, mis nüüd toimub ja saingi aru, et see on siis seotud täpselt nimelt selle sõltuvuse teemaga. Kuna seda teemat ma olen siis uurinud enda jaoks võib-olla kõige rohkem, kõige sügavuti minevalt, sest see on mulle oluline teema ja see on mind ennast puudutanud ja puudutanud mu lähedasi, siis korraks tuli sisse selline tunne, et issand, et kui ma nüüd hakkan sellest rääkima, sellest teemast, et lõpuks nüüd, kui ma olen valmis, et kas inimesed ikka saavad aru, mida ma tahan öelda, et kui suur see teema on. Ja nii kui siis tuleb selline kahtlus meie sisse, siis ärkavad segajad meie energias üles ja selline segaja siis, mis paneb mu hääle kinni, ongi lihtsalt üks energeetiline plokk. Nii et ma pidin sellega tegelema. Nii ja tere siis kõigile, tere Ülle, tere Mirje, tere Eveli, tere Helin, tere Aire, tere Lea, ütle mulle ka tere, kui sa oled vaatamas siin. Ja alustame siis sellest jutust, et see salvestus tuleb ka minu YouTube'i kanalile, nii et ole kallis, kui sul on huvi, siis palun subscribe'i sinna, see on siis energiaterapeut Ilona Sibold, sinna tulevad siis kõik minu live-videod ja veebivestlused, tasuta asjad, ühesõnaga, seal on praegu vist ka, ma arvan, üle 70-80 video erinevatel teemadel, kui sind huvitab. Ja muidugi ma kutsun sind ka oma Facebooki gruppi, see on küll kinnine grupp, aga ma luban astuda sul sinna gruppi, kui sul on huvi, see on siis Ilona Sibold, energiaterapeut. Ja ka muidugi lihtsalt Facebooki leht, energiaterapeut Ilona Sibold, oled väga oodatud. Tere Diana, väga tore. Väga tore. Kuidas teil läheb? Kus te olete? Ma tean, et osad, kes on siin vaatamas, on Soomes äkki. Kus sa siin Eestis oled? Mina olen täitsa Tallinnas. Ja olen siis valmis täna rääkima sellisel olulisel teemal nagu sõltuvused. Nii, ma korra vaatan, kuidas teie kommentaarid paremini näen. Väga hea. Väga hea. Nii et kui sa vaatad seda hiljem järele, siis ma kutsun sind ka selle veebivestluse gruppi, kui sa ei ole liitunud, siis tule, seal sa saad küsida ka hiljem küsimusi. Kui tulevad suured küsimused, siis ma teen ka eraldi veel laivi ja tulen rääkima sellest. Aga salvestused leiad sa nii grupist kui ka siis YouTube'i kanalilt, aga seda siis niimoodi päeva jooksul. Nii, Eveli kirjutab, et jalutan Harjumaal Kosel. Väga äge. Ilus ilm on täna, päike paistab, kõik on super luks. Nii, aga sõltuvused. Nii et kõigepealt ma siis tutvustan ennast. Tere, mina olen Ilona ja mina olen sõltlane. Aga ma tean, et sina oled ka sõltlane. Ja enne kui me siit sellest teemast edasi läheme, ma korra palun, et kui sa just ei jaluta või autoga ei sõida, et sa paneksid korra oma silmad kinni ja tunnetaksid, kui sa mõtled sõltlaste peale. Üldse. Mis tunne sul tuleb? Tunneta korra, sõltlane. Kas sul tekib tülgastus, pahameel või hoopis haletsus? Mis tunne sul tuleb? Sõltlane. Või kui sa mõtled oma sõltuvuste peale, kui sul need on teadlikult, kohe räägime, nagunii nad sul on, mis tunne siis tuleb? Ole kallis, jaga. Kui sa vaatad järele, jaga ka. Ma tahan teada, sest tavaliselt tulevad sinna tunded taha
ja oleks ka hea natukene mõista neid tagamaid, et ka sõltlastest paremini aru saada. Ülle kirjutab raske energia, sõltlane. Sest nii huvitav, ma tegin ka siis grupis, oma suures grupis, Ilona Sibald energiateraapia grupis ka küsitluse, et milliseid sõltuvusi sa tead. Et väikses grupis nii palju neid vastuseid ei tulnud või vist keegi ei märganud seda postitust, aga seal siis põhiline vastus tuli ikka siis uimastid, alkohol, oli seal siis magusasõltuvust, suitsetamine, aga me ei märka suurt pilti. Ja ma täna tahakski natukene su teadlikkust tõsta, et sa märkaksid, kui paljudest asjadest võib sõltuvus siis olla ja sinul on ka kindlasti mingisugune sõltuvus. Sest mina ei ole veel näinud inimest ja ilmselt teda ei ole ka olemas siin planeedil, kellel ei oleks ühtegi sõltuvust. Nii et mõni pisikene sõltuvus on alati kõigil, isegi kui me ei taha seda tunnistada või me ei märka või me ei pea seda sõltuvuseks. Ja täna me räägime siis sõltuvuse energiast üldiselt ja just energiatöö võtmes, et mina ei ole siis ei psühholoog, psühhiaater ega ka mingisugune teadlane. Et mina lihtsalt vaatan energiaid ja vaatan, mis on siis teatud probleemide taga ja mis mõjutab meie elu ja kuidas me saaksime oma elu õnnelikumalt ja paremini elada. Ja ma olen seda tõesti juba siis 6 aastat jälginud seda teemat ja leidnud siis palju huvitavat. Ja täna me räägime sellest siis informatiivses võtmes ja minu jaoks siis põgusalt, kuna ma olen sinna tõesti iga nurga taha sisse vaadanud nii palju, kui võimalik on. Ja kõigepealt ma tahangi, et sa saad aru, et sõltuvus võib olla kõigest. Võtame mõned näited. Võib olla dieetidest, eneseabi raamatutest, teraapiatest, kunstist, lõhnadest, juuste pesemisest. See on siis see, kui sa teed millestki sinu jaoks erilise ja ilma milleta sa nagu ei saa mingisuguses punktis. Et kui sa pöörad millelegi erakordselt suurt tähelepanu, mis siis võib viia mingisuguse kinnisideeni, siis sa eraldad ennast reaalsusest ära ja sa ei saa aru, et muu maailm ka toimib. Ja see väline kõik on siis peegeldus, mis siis toimub sinu sees, mis toimub sinuga ja sinu energias. Sõltuvus võib olla isegi vee joomisest, mitte ainult siis alkoholi joomisest. Sõltuvus võib olla, ma ei tea, make-upi ostmisest, millegi kogumisest. Tore on ju, kui me midagi kogume, meil on väga ilusad kogud, aga kui see muutub hasartseks, sa hakkad taga ajama mingisuguseid asju ja see hakkab su rahakotile liiga tegema, siis on see jällegi kehva, ehk see sõltuvus on ületanud siis teatud piiri. Nii et tegelikult me peamegi siis jälgima seda, et see sõltuvus, mis hetkel ta meile kahjulikuks saab, et see on siis selline õhkõrn piir, kust me astume üle, kus ta hakkab meile halba tegema ehk meie elu siis sedavõrd mõjutama, mis ei ole meile enam hea. Ja veel sõltuvusi arstidest, ravimitest, nutisõltuvus, mängusõltuvus, shoppamine, sõltuvuse sõltuvus, hirmusõltuvus. Minu jaoks vist kõige huvitavamad, millele ma olen väga palju tähelepanu pööranud, millest me räägime ka täna siin veel, on kannatuse sõltuvus. Et seda sõltuvust siis väga paljud endas kannavad, endale võib-olla teadmata, teadvustamata. Ohvrirolli sõltuvus, võimusõltuvus. Nii et sa võid ka tunnetada, võib-olla sa nüüd taipad või märkad endal ka midagi, millesse sa kinni oled jäänud. Mis asjad need on, kas sa tahad jagada? Sõltuvuste teema on muidugi selline, et ega me avalikult ei taha kellelegi rääkida oma sõltuvustest.
Et kui sa juba avalikult oled valmis rääkima mingisugust sügavast sõltuvusest, siis on see juba samm sealt väljaastumise sooviga, aga tihtipeale meil seda väljaastumise soovi ei ole, siis me oleme parem vaikselt. Me nagu tahaksime küll, et seda ei oleks, aga seal ta kusagil meil pesitseb. Ja kui me võtame ühe sõltuvuse ära, siis meil kohe hakkame otsima järgmist. Kui sa oled millestki suuremas sõltuvuses olnud, siis sa oled seda kindlasti märganud. Ma räägin enda sõltuvustest ka siin rohkem, aga miks me hakkame siis seda uut sõltuvust kohe otsima? Sellepärast, et see on meil kuidagi see võti, et ignoreerida seda, kes me päriselt oleme. Eveli kirjutab, et erinevatel aegadel erinevad sõltuvused ja just. Nii et me ei taha päriselt vaadata, kes me oleme. Ja sellepärast me peame ruttu otsima uue variandi. Sest sõltuvustega on seotud ka alati identiteedid, mida me siis kanname, mida me siis hoiame endas, mis ei ole meile head. Ja sõltuvusega me tahamegi siis ignoreerida seda poolt endast, mida me tunneme ja mida me mõtleme. Ja sellepärast me ei taha ka tõsiselt sellest sõltuvusest lahti lasta, kuna me oleme erakordselt tugevalt seotud sõltuvusest, mis on kannatus. Ja kui meie sõltuvused, ükskõik siis milline ta on, läheb üle võlli, siis on jama meil majas. Nii et kõige tähtsam on sõltuvusi hoida just kontrolli all, sest me peame aru andma endale, et sõltuvused meil on. Aga kõik ei ole siis meie elu hävitava mõjuga. Nii et see on tegelikult kogu aeg nagu selline žonglöörimine pallidega. Nii, see. Ja sõltuvuse puhul me peame siis küsima endalt, miks see meil üldse on. Ja kui me energiatööd teeme, siis see on üli oluline küsimus, sest siis me alustame sõltuvuse lahustamist energiatöös. Kui me vaatleme seda, miks see sõltuvus meil on. Kui me fokusseerime millelegi, siis see hakkab kuhjuma. Ja see võib olla siis tõesti ükskõik mis. Nii et me võime öelda, et sõltuvus on just nimelt see, kui meil on fookus millelgi liiga palju. Sest sõltuvus nagu abistaks meid. See lülitab meid millestki välja, mida me tunneme, mida me mõtleme. Ja olgu see fookus siis kas või kannatusel või söömisel või nätsu närimisel. Ja selle fookuse taga on meil siis alati meie tunded, mida me siis tunneme ja mida me siis tunda ei taha. Ja tegelikult on see lihtsalt puhas segaja meie energias, et me ei oleks meie ise. Et me ei kogeks kõike, et me ei saaks ühendust endaga, et me ei mõista seda, kui olulised on ka meie negatiivsed tunded, mis meile väga palju õpetavad, annavad meile väga palju infot, miks me siin oleme, mida me siin üleüldse teeme ja siis me tahame need peitu panna. See on siis tavaliselt selline väga selge, kui mina vaatan, energiakogum, mis siis jätkab sellist paisumist, et kui see fookus siis kasvab. Ja sõltuvuse selge tunnus on see, et sa ei oska järele jätta. Sa ei oska õigel ajal järele jätta. Ja tunnused sina juurde on siis klammerdumine, vajadus, harjumus kindlasti. Kõik tegevused ei ole siis sõltuvused, mida me teeme palju, ehk millel nagu võiks ju olla fookus. Näiteks kui me sõidame igapäevaselt palju autoga, siis see ei ole meie sõltuvus, kuigi me teeme seda palju. Sest kui me istume autosse, me tahame jõuda punktist A punkti B, aga meil ei ole seal taga vajadust, meil ei ole seal taga suuri tundeid, me lihtsalt liigume.
Nii et kui meil on sõltuvus, siis seal taga on klammerdumine, on vajadus, on harjumus ja me ei oska järele jätta. Kui me võtame näiteks kontrollisõltuvust, mis on hästi levinud ka siis, ehk siis kontrollivajadus, teisisõnu, võib-olla sa ei ole mõelnud sellele üldse kui sõltuvusele. Et kontrollivajadusest ehk kontrollisõltuvusest, ma olen sõltuvuses sellest, et ma kontrollin. Ma pidevalt kontrollin. Näiteks ma mõtlen, ma luban endale, et ma kindlasti ei ütle oma mehele mitte midagi, kui ta on sokid maha visanud. Nii, jah, ma olen tubli, ma olen rahulik, kõik on juba hästi, ma ei kontrolli midagi. Ja ma näen neid sokke ja siis mul lipsab täiesti ootamatult sealt suust. Miks mu sokid maas on? Sa pani jälle need sokid sinna maha. Või siis lapse tegevuse suhtes mingisugused kontrollid, ehk sa pead kõike kontrollima, mida keegi teeb või mida keegi ütleb ja see tuleb nii automaatselt, ükskõik milliseid lubadusi sa endale annad. Ehk sa ei suuda õigel ajal järele jätta. Sa oled sellest juba sõltuvuses. See on sinu süsteemis nii tugevasti sees. See on energiakogum, mis paisub ja paisub ja paisub. Et see oli üks pool minus ka, millega ma pidin väga sügavuti tegelema, et kontrollist lahti lasta, mis muutis muidugi meie pere dünaamika tohutult. Suhet vanematega, suhet lapsega, suhet abikaasaga. Nii et kontrollivajadusest, kontrollisõltuvusest soovitan ka kindlasti lahti lasta, kui on vähegi võimalik. Sest seda tahtejõuga praktiliselt ei ole võimalik teha. Nii et me oleme fokusseeritud, et me ei vaataks otsa päris reaalsusele, mis siis elus toimub. Et kui ma siin korra nimetasin just seda kontrollisõltuvust, et kas need sokid ikka on nii olulised? Ei ole. Oluline on see, milline õhkkond on meil kodus, kuidas me kaaslasega läbi saame, aga mitte need sokid, aga meil on vaja see tunne kätte saada. Meil on vajadus selle tunde järgi, et me kontrollime kõike ja see ei ole hea. Nii et igasugune sõltuvus siis lükkab meid sellest hetkest välja, reaalsusest välja, me ei vaata enam seda suurt pilti. Ja sama siis toimub kõikide muude asjadega ka, kui sa siis haarad alkoholi järele või šokolaadi järele. Nii näiteks, kui me hakkame alkoholi jooma, siis me tahame kusagile mujale minna, nagu hõljuma. Et me ei taha kogeda seda reaalsust. Või et kui me oleme väga kinnised inimesed, siis see nagu avab meile midagi. Et see annab meile nagu loa olla rohkem avatud. Korraks tunda seda head tunnet, kui ma olen avatud, aga ilma alkoholita mulle tundub see niivõrd ohtlik, et ma pean panema need uksed lihtsalt kinni. Samamoodi siis näiteks uimastite kasutamine. Et me teeme uksed lahti, meil tekib näiteks see mölapidamatus, me tahame rääkida, see alkohol või uimastid on meile siis nagu tõeseerum, me räägime ennast tühjaks, me räägime kõigiga, kõigile, kõike. Ja muidu siis, kui me neid asju ei tarbi, siis me oleme täiesti kinnised, me ei räägi kellegile mitte kunagi midagi, see kõik pulbitseb meie sees, me ei taha, me kardame, seal on mingisugused asjad siis taga, millist reaalsust sa ei taha kogeda. Või vastupidi on siis need sõltuvused, kus me tahame ennast kapseldada, kinni panna. Need on siis näiteks söömisega seotud, mängimisega seotud, nutitelefoniga seotud. Seal me tahame siis minna, tõmmata kookoni kokku, minna peitu oma mingisugusesse keskkonda. Sest et kui me seda ei teeks, siis me peaksime tundma mingisuguseid tundeid, mida me tunda ei taha või vaatama otsa mingitele olukordadele, mida me ei taha oma elus absoluutselt näha. Ja sealjuures võib olla muidugi ka mingisugune muu element, näiteks mängimise puhul võib olla see, et ma satun sõltuvusse sellest võitmisest. Ma pean võitma, yes! Või siis hoopis kaotusest, sest see on ka kannatusega seotud, et see on mu üks vorm, kuidas ma seda kannatuse tunnet mõnusalt tunda uuesti saan, on siis, kui ma kaotan. Ja näiteks ka lapsed, kes siis nutitelefoni
või ekraani siis ennast ära peidavad, kas siis toimub kodus midagi. Et ärme siis unustame, et lapsed seal alla 7. eluaasta on siis oma ema energias ehk siis kogevad kõike, mida ema oma elus kogeb. Kõiki tundeid, kõiki probleeme, kõiki jamasid, ükskõik kui toredat nägu ema siis kodus teeb, et kõik on nii hästi. Aga laps siis tunneb selle ära ja ta ei suuda seda kõike kanda ja siis ta läheb peitu sinna või siis on kodus omavahelised tülid, mingisugused jamad ja see on, laps sulgeb ennast siia ilusasti ära. Või trennis käies näiteks satun sõltuvusse sellest, milline ma pean välja nägema või sõltuvusse sellest, kuidas ma ennast peale treeningut tunnen. Et mida see trenni tegemine mulle tähendab, millest see aitab mind välja lülitada või et kas ma tahan ennast näiteks mingisugusel moel karistada, siis üle võlli trenni tegemine on just ka see pool, kus ma ennast sellega karistan. Nii et sõltuvusel on väga palju erinevaid nägusid. Nii et kui me teeme energiatööd, siis me kõigepealt teemegi selgeks, mis on millegi taga ja mis on üle võlli ja miks. Ja sõltuvused teevad meid lõpuks tuimaks ja see on ohtlik. Sest tuim olemine ei anna meile aimu nendest segajatest, mis on meie energias, ei anna meile aimu meie uskumustest ehk siis meie tõekspidamistest. Nii et see on see pool, mida me peame siis kindlasti energeetiliselt puhastama. Sest sõltuvused teevad meile lõpuks ka siis haiget peale seda, kui me oleme see tuima osa kätte saanud. Kusagilt läheb see üle võlli siis nii palju. Sest me satume olukordadesse, kus me siis teeme haiget mitte ainult endale, vaid ka lähedastele, kuna me oleme nii suures puuduses sellest, mille sõltuvuses me oleme ja me soovime iga hinnaga seda saada. Näiteks inimene võib olla perega aja veetmise asemel ainult trennis. Ei ole mingeid nädalavahetusi, kusagil ei sõida, sest ma pean tegema trenni. Või siis varastab lähedaste tagant raha, et osta uimasteid, alkoholi või mängida. Et see vajadus on sedavõrd suur, see sõltuvus on sedavõrd suur, et me paneme oma selle tuimaks olekuga kõrvale kõik need väärtused, mida me kalliks ja tähtsaks siin elus peame, sest see energiakogum, negatiivse energiakogum on kasvanud sedavõrd suureks ja kriitiliseks. Meil on kindlasti kergem elada, kui me mõistame sõltuvuse olemust, et me mõistame, et need on meil kõigil ja et selleks on vaja veidi rohkem enda sisse vaadata ja aru saada, mis on üldse sõltuvus, mis ei ole sõltuvus ja millest just sina sõltuvuses oled. Nii et mõtle, see võib olla teleka vaatamine, see võib olla koristamine, see võib olla kannatus. Näiteks ka sa võid olla seriaalide vaatamisest sõltuvuses. Noored emmed näiteks lastega kodus ja kuidas sa aru saad, et sa sellest juba sõltuvuses oled, kui sa hakkad mõtlema, et kas kell saab juba 4, kas tuleb mu vaprad ja ilusad või mida iganes tänapäeval vaadatakse. Minu nooruses oli vaprad ilusad, oli põhiline. Et kui sa tunned, et ma pean seda vaadata saama ja kui sind sellel ajal siis keegi häirib, siis võib täitsa vihaseks saada, et see on juba siis märk, et su see kontsentratsioon, see segaja kontsentratsioon energias on liialt suur. Et sa võid kommenteerida ka, kas see on pannud su mõtted liikuma, kas sa oled millegi poole, millestki sõltuv, kas sa tunnetad seda, ei pea muidugi jagama, kui see on väga privaatne asi. Nii et sa võid olla sõltuvuses ükskõik millest, see võib olla näiteks nutmine. Nii et ükskõik mis asi. Sõltuvusega on see jama, et see paneb siis ploki meile peale meie edasisel arengul ehk avardumisel, hinge kasvamisel. Sest see paneb ka ploki meie loovusele. Nii et sa ei kasva ega arene hingena, kui sul on mingi äärmuslik sõltuvus. Sest siis sa paned oma tunded peitu
ja siis sa ei kuula enam ennast, oma intuitsiooni, sa ei kuula enam oma keha ja su loovus ongi blokeeritud. Siin sa võid muidugi nüüd öelda, et mis sa ajad, et väga loovad inimesed on tihtipeale sügavas sõltuvuses. Kunstnikud, muusikud. Ja need on siis need olukorrad, kus sõltuvus paneb meile rääkima endale seda lugu, et ma ilma selleta ei suuda luua. Ja kui sinna segajasse juba ennast on siis põimitud, me tavaliselt hakkame siis mingit lugu rääkima oma sõltuvuste juurde, siis ongi jama käes. Nii et kui tegelikult siis, kui kunstnik, muusik, kirjanik ei seoks sõltuvust oma loominguga, võiks ta tegelikkuses olla hoopis edukam, hoopis kuulsam ja veel loovam, aga ta ei näe seda. Ja sellepärast paljud lõpetavadki maise teekonna väga vara, põlevad läbi, teevad endale väga kahjulikke otsuseid ja võib-olla hinnatakse nende tööd ja loomingud alles pärast nende lahkumist. Aga see ei pea nii olema. Ja mida ülitundlikum on siis inimene, seda sõltuvusaltim ta on. Ja võib kogeda ühte sõltuvust ja mitut sõltuvust korraga. Ja nii kui me siis laseme ühest lahti, siis me hakkame otsima teist alateadlikult. Nii et see on ka selline võtmekoht, et kui sa millestki otsustad loobuda mingisugusest sõltuvusest oma elus, mis on sulle kahjulik, siis võiks märgata, kuhu sina ennast pöörad. Mida sina hakkad otsima? Mina näiteks jätsin suitsetamise maha. Mina suitsetasin 25 aastat. Ja sinna juurde ma rääkisin ka endale siis lugusi. Ma rääkisin seda lugu, et mina ei jäta mitte kunagi suitsetamist maha. Sellepärast, et see mulle nii väga meeldib. No jah, tere hommikust, mis jutt see on? Ja kui ma suitsetamise maha jätsin, sellest on nüüd 7 aastat, ma tegin seda siis, kuna mina kasutan siis FFT, Free Falling tehnikat, jätsin siis päevapealt suitsetamise maha. See oli oodatust kergem, aga sinna ümber, mis siis hakkas tekkima, siis kohe minu pea hakkas otsima, kus on siis see uus sõltuvus, kust ma võiksin kohe kinni haarata. Et sealt ma siis tegin läbi näiteks nätsusõltuvuse, mis siis näitas mingisuguseid tundeid, mis tahtsid minust välja tulla. Nätsu taga on siis tavaliselt alla surutud viha. Ja kus me saame aru, et me oleme nätsusõltuvusse läinud, sest et siis, kui sa hakkad endale sellega liiga tegema ja nätsuga on ka võimalik endale liiga teha. Kui sa närid liiga palju nätsu, siis su igemed hakkavad veritsema, lähevad katki ja sul läheb kõht lahti, sest et seal siis teatud aine nätsus teeb seda. Siis sellest ma sain üsna kiiresti lahti, kuna see oli mulle uus asi ja ma sain aru, et oot, sellega peab ruttu stoppi tegema, see ei olnud mul nagu selline pikaajaline suur sõltuvus. Siis järgmine asi, mille poole ma vaatasin korra, kuna ma ei olnud enne joonud 2 aastat alkoholi üldse. Mul lihtsalt tuli ühel hetkel, kui ma energiatöö leidsin, see teadmine ja taipamine, et ma ei taha mitte mingisugust alkoholi. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd ei suitseta, võtaks siis natukene šampanjat või võtaks siis natukene proseccot või võtaks siis natukene džinntoonikut. Võtsin ja sain kohe muidugi kiiresti aru, sest mu keha alkoholi väga absoluutselt ei kannata. Mul tekivad igasugused füüsiliselt imelikud asjad, et ma ei läinud selle sõltuvusega kaasa, aga ma kohe pöörasin ennast niisuguse sama laadse pahe poole. Et nii nagu suitsetamine oli, et siis mul nagu tuli kuidagi isegi see mõte, ma mäletan, et mul nagu ju peaks mingisugune pahe olema. Siis ma leidsin endale uskumuse, et mul on see uskumus, et inimesel peab mingi pahe olema. No seda oli siis vaja lahti lasta. Nii et märka kohe ka seda, et kui sinul on mingid suured sõltused, lased lahti, kuhu sa pöörad. Sul on võimalik stoppi teha, kui sa oled sellest teadlik. Merle, vastan sellele ka peagi. Nii. Ja sõltuvuse energia, ma räägin oma suitsetamisest ja asjadest veel natukene varsti, aga sõltuvuse energia on meil juba üldiselt olemas lapsepõlvest.
Ja me võime selle saada ka oma energiasse vanematelt ja ümbritsevatelt inimestelt, kes siis lapse eas meil lähedal on. Ja see võib olla siis väga pikka aega ka uinuvas seisundis ja mingi asi su elus, mingi trauma, mingi jama, mingi probleem, siis käivitab selle. Nii et üldiselt lapsed, kellel on siis varakult mingisugused sõltuvused, on midagi siis võtnud kaasa juba oma vanemate energiast. Ja teine pool on siis see, et ülitundlikud lapsed soovivad ennast ümbritsevast välja lülitada ja jalga lasta. Need ongi siis need mängud ja nutiteemad. Nii et kui me vaatame neid lapsepõlve juuri sealt sõltuvuste taga, siis kusagil seal lapseeas, noorukeas on tulnud olukord, kus sa enam ei suuda. Sul on selline tunne, et enam ei suuda. Ükskõik kui väike sa siis oled. Nii et sa hakkad iga hinna eest teadlikult alla suruma oma emotsioone. Ja see võib olla ka siis puhtalt näiteks sellest, et sul kodus ei ole lubatud nutta, olla pahas tujus, väljendada oma tundeid. Eriti just neid, mida sa näiteks koged oma ema tunnetest või oma isa tunnetest, need tahavad välja pressida, aga sul on kodus öeldud, et see ei ole lubatud, see võib olla sulle ohtlik, sa võid saada karistada, sa võid saada vitsa, sa võid saada rihma. Ja siis, mis sa teed? Sa pead need kusagile alla suruma. Sul ei ole neid mitte kusagile panna. Ja siis sa püüad pääseda sellest, mis seda kuhja siis kasvatab ja kasvatab, ehk see valu sinu sees paisub sedavõrd suureks. Ja sinu fookus on järjest rohkem sellele, et seda mitte tunda, nii et sa leiad sealt selle variandi, mis on sinu jaoks see, et sa ei peaks enam tundma. Või võtame näiteks ka kohvi joomine. Mina nüüd kohvi ei ole joonud 6 aastat. Kohvisõltuvus ehk siis kofeiin on siis ka huvitav rituaal, mida me siis endale ehitame. Ja sellest võib saada siis nagu lohutus või õigustus, et kui ma seda teen, siis mul on kuidagi parem, sest tavaliselt siis sõltuvuse juurde see käib. Et ma olen siis erksam, mu päev algab paremini ja see lugu, mis ma sinna juurde siis räägin, et ma ei saa käima ennast hommikuti, kui ma kohvi ei joo. See on totaalne jama. See on konkreetselt lugu, mida sa endale räägid. See on siis ka energia kuhjumine ja tõepoolest, kui sa seda lugu endale räägid, see on sinu uskumus, see on sinu tõde, siis sa tunnedki ennast halvasti, kui sa seda kohvi ei saa. Aga tegelikkuses siis kofeiin teeb meid hoopis ärevaks. Ja kõigile, kes mul on siis kliendid, kes on ärevushäirega, esimene asi, mida ma soovitan, lõpeta otse kohe kohvi joomine. Nii et kohviga siis täpselt samamoodi, algul on see siis harjumus, siis see läheb sõltuvuseks, et jälle ja jälle maha suruda teatud tundeid, et saada korrakski see parem tunne. Et kui mul on elus nagu niigi paha, märkan hommikul üles, see on täiesti masendav, ma ei taha tööle minna. Kas saate aru, et need tagamaad on hoopis mujal? Mitte see, et ma ärkan hommikul üles, ma olen nii uimane. Kui sinu elus on kõik ilusti voolavuses ja rahul olev, siis ei ole mitte mingisugust vahet, mida sina hommikul jood. Sina ärkadki kohe niimoodi, et ilus päev, hakkab pihta. Või siis, jah, lähedki sinna seda teed, et ja siis ma pean seda kohvi saama, sest muidu ma magan. Tegelikult see niimoodi siis ei ole. Ja kui mina jätsin kohvi joomise maha, sest mina rääkisin tal sama lugu. Mul on madal vererõhk, siis mul oli see, et siis ma olen uimane terve päeva, siis mul on paha olla. Ja see viis siis selleni, et ma jõin ikkagi seal 6, 7, 8, 9, 10 tassi päevas kohvi. Sest nagu midagi nagu pidi jooma ja vett ei joonud ma siis üldse. Ja siis ma sain aru, et oot, kui ma hakkasin energiatööd tegema, et see on mulle halb, sest ülitundlikuna see ärevuse foon, mis minus kasvas, et see ei olnud nagu päris mina enam. Ja esimesed 10 päeva oligi raske sellest loobuda, aga nüüd mul ei tule see isegi enam meelde. Ja kui inimesed küsivad, mida sa siis hommikul jood ja kui ma ütlen neile, ma joon hommikul vett,
Ja see on täiesti võimalik, jood vett ja oled täpselt sama roosa ja rõõsa ja ei uimane ega mitte midagi sellist. See on lihtsalt sinu sõltuvus sellest kofeiinist. Ja samamoodi siis, eks ole, teega, välja arvatud siis taimeteed. Marcella kirjutab, et kohvi on kõige hullem sõltuvus minu elus. Ükski põhjus seda takjat mu küljest ei eemalda. Ma tean, et see on ülihalb ja kahjulik, aga ma pole veel seda nippi leidnud, kuidas end veenda. Ema õpetas seda tegema ja just. Siit kohe Marcella hüppas kohe mulle silma sinu uskumus. Mitte ükski põhjus seda takjat mu küljest ei eemalda. See on segaja su energias, negatiivse energia kogum, et kui see sealt eest ära võtta, siis on võimalik sellest ilusti ka loobuda. Ja kohvi on täiesti okei juua, kui see on sinu jaoks okei ja see ei tee sulle liiga. Nii kui sa tunned, et see teeb sind ärevaks, teeb sulle kõrvetisi, igasuguseid jamasi, siis võiks pöörata sellele tähelepanu ja hakata seda sõltuvuse energiat sealt lahustama. Ja siin on jälle näha, kui tugevalt Marcella hoiab sellest kohvist kinni. Et ei saa, ema õpetas ja seal on mingisugune tähtsus ka siis ema õpetamise tähtsus, et see on emalt saadud, ma pean seda tegema. Nii et energiatöös me vaatame siis alati mitmeid ja mitmeid nurki seal taga. Et kui me oleme need kõik sealt ära koristanud, siis on väga lihtne tavaliselt ka sellest asjast loobuda. Üldiselt siis kohvist loobumine on üks kergemaid loobumisi üldse, kui me vaatame nüüd neid suuremaid selliseid sõltuvusi. Nii et see on tegelikult võimalik. Nii et üks asi veel, mille tähelepanu pöörata just on veel see, et kui me sõltuvusest loobume, siis meil jääb harjumus. Sõltuvus ja harjumus käivad käsikäes. Need on kaks sõpra, suurt sõpra. Ja harjumuse poolega tuleb tegeleda täpselt sama palju kui siis sõltuvuse poolega. Nii et kui me siis hommikul näiteks hakkame endale rääkima, et ma pean hommikul kohvi saama, muidu ma ei saa ennast käima, siis see väike pisike lugu saab meile siis reaalsuseks, aga kui me selle nüüd ära võtame, siis me peame pakkuma sinna asemele midagi muud. Et kui me joome vett, kuna see kohvi joomine on ka siis samasugune tegevus, siis me peame hakkama rääkima sinna uut lugu ja me peame ka aru saama, et see on harjumus. Me oleme selle maitsega hommikuti harjunud, aga siin 6 vältel, kui sa hakkad midagi muud jooma, siis sa harjud ümber. Näiteks mina üks päev avastasin, et ma vahepeal vist, ma arvan, mingi 8 aastat tilkagi Coca-Colat endale suhu ei toppinud ja kuna on üks kaelalüli probleem ja kui mul korraks viskab neid migreene üles, siis mul ütles füsioterapeut, et kui sa nagu võtad Coca-Colat, et siis see laiendab veresooni. Ilusti võtsin naks kohe sellest sabast kinni. Korras päev, nüüd on hea, nüüd ma saan hakata Coca-Colat jooma. Ja nüüd ma pean siis jälgima, et ma selle Coca-Colaga üle võlli ei lähe, siis nagu ma Coca-Cola kohta ütlen ikka, et see on see hea puhas mürk, et hea on vahepeal seda puhast mürki võtta, aga et ei saaks sellega siis üle võlli minna. Nii et ega uue harjumuse tekkimiseks ka läheb siis aega, et see võikski siis olla selline pall, mida sa liigutad ümber, et sa lased vanast harjumusest lahti ja võtad uue harjumuse. Näiteks kui sa kohvist loobud, siis sa asendad selle veega. Nii et sul on vaja mõlema poolega, ühest harjumusest lased lahti ja uut tekitad. Et neid on tegelikult siis hea samal ajal teha. Ja kui me vaatame veel sõltuvusi, siis võtame näiteks söögisõltuvused. Millised on siis söömisega seotud sõltuvused? Üks võib olla siis see, et sa üldiselt siis hakkad kugistama endale sisse. See tavaliselt ka on siis seotud sellega, kui sa ei taha oma tundeid tunda, siis sa tahad, et sa oled täiesti tuim, siis sa ajad ennast toitu ääreni täis, siis sul on paha olla, siis sul ei ole aega oma tunnetega tegeleda, sest su kogu fookus on sellel, kui paha olla sul kehas on, sa oled enda peale pahane, kõik need muud asjad, aga sul ei ole aega tunda neid tundeid, mis seal tegelikult on, sest reaalsusest välja minemine. Söögisõltuvus võib tulla ka
selle kaudu, et sul lapsena näiteks on siis olnud suur pere ja teil on peres olnud vähe süüa ja see ongi see harjumus, et sa oled harjunud juba, et ma pean kiiresti ära sööma, sest muidu ma jään ju ilma. Vot ja sealt edasi võib siis see sõltuvus tekkida, kui sa oled lasknud selle väga suureks või mingi asi su elus on jälle juhtunud, et sa oled näiteks dieeditanud ja vot see on nüüd äratanud sinust selle poole, et sama tunne tuli, ma jään ilma. Näiteks kui sa oled teinud mingisuguse dieedi, siis võibki see nõks ära käia ja minna üle söögisõltuvuseks, sest sa andsid selle sama signaali, mis sul oli lapsepõlves. Ma jään toidust ilma, ma pean praegu saama ja siis sa hakkad ennast täis kohe toppima. Šokolaadisõltlased, et mu tütar oli šokolaadisõltuvuses, et millega me tegelesime, korda tegime. Šokolaadisõltuvus on selline huvitav asi, et me ei vaatle siin nagu seda magusasõltuvust üldises plaanis, vaid šokolaad on kohe eraldi kategooria ja ma võin öelda, et see on seotud sellega, kui sa ei taha ise ennast kuulata, mida räägib sinu hing ehk sinu intuitiivne pool ehk päris sina ise. Nii et sa ei taha, sa tahad oma peas elada ja siis sa tahad seda välja lülitada, mida su hing sulle räägib. Näiteks räägib sulle, et sa peaksid muutma seda, sa peaksid vahetama töökohta, sa peaksid tegema seda, sa peaksid nende inimestega suhtlemise lõpetama. Sina ei taha seda kuulda, siis sa lööd ennast šokolaadi täis ja jube äge ongi. Nii et midagi sa tahad siit jälle välja lülitada ja eriti oma intuitiivsust. Kui sul on nüüd magusa soov, sa tuled kas magusat, kohe magusat ja eriti kui näiteks see magus on ka veel mingi pehme. Näiteks pehmed, mingid vahukommid või saiakesed või siis sa tahad tegelikult lohutust. Alateadlikult sa siis otsid, et keegi sind lohutaks, kallistaks, hoiaks, et sul on see vajadus ja sealt me läheme sinna ja kui see puudus kasvab, siis me lähemegi sinna magusa ringi, nii et me muudkui laksamegi endale seda magusat sisse, endale aru andmata. Joogid siis võime olla sõltuvuses alkoholist, võime olla mahladest, Red Bullist, Coca-Colast. Red Bulli sõltuvus on ka üks hirmus asi noortel. Seal on ka, sealt läheb nii räigesse ärevusse ja kogu keha läheb nii errorisse, et sellega peaks kindlasti tegelema. Ja kõik siis et uimastid, nutisõltuvused, need on ka sellised igapäevased, tavapärased. Ohvrirolli sõltuvus. Tunneta korra, kas sa oled ohvrirolli sõltuvuses või tead kedagi, kes on ohvrirolli sõltuvuses. Need on need inimesed, kes räägivad seda lugu endale, et kõik, mis mu elus toimub, on sellepärast, et mu lapsepõlv oli selline, et mu ema tegi nii, et mu isa tegi nii, või et mind on hüljatud, maha jäetud lapsena. Et kui mul oleks ometi isa või kui mul oleks ometi ema, siis ma oleks teistsugune inimene, siis kõik oleks teisiti. Või et mu ema käitus minuga nii, sellepärast ma olengi selline. Ükskõik siis, mis su elus toimub, kas ma olen siis depressiivne, ärev, eemalhoidev, ei oska lapsi kasvatada enda meelest, kõik muud asjad, nii kui sa paned selle oma vanemate teemasse või süüdistad oma lapsepõlve sellest, kes sa oled praegu täiskasvanuna, siis see on lihtsalt ohvrirolli sõltuvus. Nii et sinna tuleb siis juurde selline energia, et sa tahad olla nähtav, sa tahad tegelikult tähelepanu ja siis sulle tundub, et sa ei saa seda elus piisavalt ja siis sa oled ohver. Sest et kui sa oled ohver, siis inimesed sinu meelest märkavad sind, pööravad sulle tähelepanu. Nii et mõtle sellele, kas sa tead kedagi, kellel on ohvrirolli sõltuvus, võib-olla sul on endal ka. Ja mis veel viha siis peale nätsu toob, alla suruma paneb meid, on siis näiteks seda väga pähkleid süüa, pähkliisuna üle mõistuse. Võib-olla siis veel ka magamise sõltuvus, et sa tahad ennast nii välja lülitada, et muudkui magaks, ainult patt ja näed, kohe ennaks magamine. Nii et nagu ma mainisin, siis kui me energiatööd teeme, siis me alati vaatame, mis on sõltuvuse taga. Just näiteks, et see
toidusõltuvuse taga see puuduse energia, ma pean ruttu sööma, muidu ma jään ilma, muidu ma jään nälga. Nii et mis on selle taga? Nii et kõik see, mis on sinu sees, on siis väljaspoolt tuleb peegeldus sellest sulle, näitab sulle kõike. Palun pane tähele, et maailm reageerib sinu energiale, mitte sina ei reageeri ümbritsevale. Nii et kõik, mis me teeme, me alustame alati sellest, mis toimub sinu sees, mis toimub sinu energias. Ja sõltuvused on sellised vahvad siis, mis aitavad neid negatiivseid emotsioone ja sisemist valu ära peita. Nii et selline suur enesepettus. Ja ülitundlikud on just sellepärast väga sõltuvusaltid, et puudub siis oskus oma energiat juhtida ja ei võeta oma keha omaks selles maises kehastuses. Tahaks lihtsalt jalga lasta, see on nagu see peatage maa, ma soovin maha minna, jätke. Ja ei ole siis ka ainult negatiivsed emotsioonid problemaatiline pool sõltuvustega seoses, võib olla ka siis positiivsed asjad. Näiteks kui sa oled väga armunud. Näiteks kui noormees on neiusse armunud, aga neiu ei võta vedu. Ja siis noormees ei oska oma selle positiivse õnnekoormaga midagi teha ja sellest saab mitte positiivne asi ja siis haaratakse näiteks pudeli järele. Nii et me ei tule toime oma emotsioonidega ja me tahame korrakski tunda ennast hästi. Olgu see siis hingehaavade või häbi alla surumine, viha alla surumine. Ja üks pool on ka, et meil on tohutu hirm, et meil läheb hästi. Inimkonna üks huvitav pool jälle inimestel. Me nii kardame, sest see on meile võõras. Me oleme harjunud kannatama. Ja kui meil on äkki midagi hästi, midagi õnnestub, siis meil on kohe, et peitu ruttu. Et seal ongi siis näiteks, miks lotovõitja võib kiiresti oma raha maha mängida, ära anda, sellest ilma jääda. Midagi läheb hästi, saad palgakõrgendust. Töö juures ruttu juhtuvad asjad, auto läheb katki kõik, ruttu, mul peab olema kehva olla ja ma pean peitu minema. Imposter sündroom, eks ole, siis petja sündroom tuleb ka siin alati mängu, et ma jään kohe vahele, et ma ei olegi küllalt hea. Ja siis ma pean igaks juhuks ruttu ennast sellest välja lülitama või tegema mingit erakordselt suurt lollust. Ülitundlikud võivad siis ka veel omakorda tunda ümbritsevate inimeste tundeid või et me kolame teiste energias, tajume erinevat materjali, ma pean silmas kangaid, mis meile ei meeldi. Tajume igasuguseid ebakorrapärasusi. Ja meie meel ei suuda seda vastu võtta, siis on ka see, et me tahame ennast välja lülitada ja leiame selleks võimaluse. Või meil puudub näiteks maandus ja me tahame korrakski tunda ennast pingevabalt, mitte lennus stabiilsena ja siis me sirutamegi käe suitsu järgi, alkoholi, uimastite, magusa või lihtsalt toidu järele. Või siis võtame nutitelefoni, mängime sartmänge, või siis kisume ennast kogu hingest ohvri rolli, kus me arvame, et me saame rohkem tähelepanu, saame rohkem haletsust, toetust, et olla siis väärtuslikud. Ja alati on siis mingi sündmus, kui siis see sügavam sõltuvus saab alguse. Midagi juhtub. Kui mina siis hakkasin suitsetamisest loobuma, siis ma pidin kohe vaatama ja olen ka oma klientidel siis aidanud vaadata, mis siis juhtus, kui sa hakkasid näiteks suitsetama. Mina hakkasin suitsetama üsna hilja ja seda põhjusel, et minu süda oli murtud. Minul olid peikaga probleemid ja mina ei suutnud seda valu taluda.
ja minu sõbranna oli suitsetaja ja nii me siis mõnusalt minu köögis siis istusime ja seda suitsetamist harjutasime. Ja sellel ajal see kusjuures aitas mind väga palju, sest see aitas mind tugevasti maandada ja tundeid ära peita. Tõmbasid mahvi ja kohe rahu. Ma arvan, et suitsetajad teavad, millest ma räägin. Nii et ma kasutasin suitsetamist maanduseks igas mõttes veel 25 aastat, kuni mul jõudis siis kohale, et see teeb mu südamele ja veresoonkonnale liiga. Nii et ma jätsin selle siis päevapealt maha. Aga ma pidin tegelema selle poolega, kust tuli see algus. Ehk selle südame valuga, selle murtud südamega ma pidin selle energia sealt vabastama. Sest osad näiteks hakkavad suitsetama sellepärast, et kusagile kuuluda. Teised teevad õues suitsu ja siis sa tahad ka kambas olla. Või see on näiteks popp sinu seltskonnas ja nii see siis läheb. Sellepärast, et sa ei taha olla see outsider, sa ei taha eralduda. Või et seal suitsunurgas räägitakse ära kõik kõige põnevamad jutud. Ja sa ei lähe sinna niisama, et rääkida, vaid sa tahad olla ka sinna kampa kuuluda. Või on olnud mingi trauma su elus ja on siis vaja tundeid alla suruda. Et alkoholiga siis samamoodi, mis on seal alguses juhtunud. Nii et mis su hinges toimus siis? Oli see enesehinnangu teema? Mis see oli? Mida sa ei taha näha, mida sa ei taha tunda? Nii et seda saab puhastada, ei pea sõltuvusse uppuma ära. Näiteks, ja kuidas me võime ka võtta energiat teistelt ja oma vanematelt. Näiteks aastaid tagasi minul tuli hasartmängu sõltuvus ja selle trigerdas. Alustame sealt siis, et kust see tuli, et minu isa on olnud eluaeg ülihasartne. Ta mängib lotot siiani täiesti pööraselt, et selle poolega ta ei ole lubanud endal tegeleda. Aga minul aktiveerus see siis, kui minu lapsega juhtusid elus väga halvad asjad. Ja selle sõltuvuse ma likvideerisin, tasakaalustasin endale ära. Aga sa saad aru, et sa võid vaadata natuke oma perekonda, mis sõltuvused seal on. Näiteks mina olen oma peres hästi paljude sõltuvuste mustrite katkestaja. Aga meil on olnud peres veel teisigi, näiteks minu vanaisa, kes oli väga sügav alkoholik, jättis joomise maha 76-aastaselt ja elas 94-aastaseni ehk mitukümmend aastat ilma, mis oli minu jaoks täiesti suur müstika, kuna tema jõi niimoodi, et ta pani ukse kinni, ta võis kuu aega üksinda juua viina. Ja seal on teatud hoovad, miks ta sellest loobus või kuidas see üldse võimalik oli, aga ta tegi selle otsuse ja kõik. Ja ta ei joonud enam kunagi. Nii et tegelikult on võimalik igal ajal siis ka oma sõltuvusest loobuda, aga seal peavad olema siis teatud kriteeriumid täidetud ka energeetiliselt. Ja sõltuvuse juurde käivad siis meil sundmõtted, me tahame seda teha, me tahame seda palju teha. Ja rituaalsed tegevused nagu suitsetamine, et me mõtleme, kust seda saada, mis on siis selle tegevusega seotud ehk siis suitsu ja me ei suuda seda kontrollida. Ja ongi siis huvitavad need sõltuvused, kus me tahame peitu minna, näiteks enda sisse, et söön ennast segaseks, joon alkoholi, uimastid, teised, näiteks tahan jalga lasta. Need on siis näiteks trennisõltuvus, tahan endast ära joosta, seksisõltuvus, hasartmängusõltuvus, et mis siis tõmbavad ennast oma maailmas ja eraldud reaalsusest. Ja sul võib olla siis erinevaid pooli, sa võid suitsetada alkoholi, juua ja hasartmängusõltlane olla. Ja või kõik mitmeid versioone seal ümber. Kui meie nüüd püüame traditsiooniliselt sõltuvusest vabaneda, kasutades tahtejõudu või jõudu, keelustamist, keelamist, siis see võib anda ajutised tulemused. Või kui sa oled siis ülivägeva enesedistsipliiniga ja surud elu lõpuni alla,
mis omakorda kulutab siis väga palju energiat ja teeb omakorda paha, sest sa ei suuda, sinna kulub lihtsalt nii palju, et see mõjutab su elu ikkagi. Siis see tõesti ei anna reeglina pikaaegseid tulemusi. Ja sa võid jõuda siis ka lihtsalt teise sõltuvuseni, et panid ühe kõrvale, panid naksti kohe teise. Ja sõltuvused me võime jagada ka omakorda sõltuvusteks, millega kaasneb mingi asi, mis on eksisteerimiseks vajalik. Näiteks jook, söök, liikumine. Neid me nagunii teeme. Me joome, me sööme, me liigume. Kõnnime, sööme putru, joome vett, mahla. Nii. Ja absoluutselt mittevajalikud tegevused. Uimastid, suitsetamine. Meil täitsa okei, meil tule suitsetamine meeldegi. Nii et kui me vaatame nüüd sõltuvusi, millega kaasneb meile vajalik tegevus, näiteks joomine, siis me ei saa seda lõplikult lõpetada. Tegevust, saame sellest aru, et me peame ikka midagi jooma. Nii et seal on siis fookus energeetiliselt seal, mida sa tahad juua. Ja me tasakaalustame just seda, et sa ei taha juua koguseid, mis sind kahjustavad, või asju, mis on mürgised su organismile, aga tegevus kui joomine jääb alles. Et need on siis erinevad asjad, sest et tegevus jääb alles. Kui me suitsetamise ära jätame, siis me ei pea seda tegevust jätkama. Nii et tegevusel on väga suur roll. Nii, nagu suitsetajad siis ütlevad, et meeldib kõige rohkem see suitsu tõstmine suule ja kogu see tegevus, et mulle meeldib seda teha, aga meil ei ole vaja seda teha. Et võib-olla isegi natukene on keerulisem lahti lasta neist tegevustest, mis on siis seotud ka sulle igapäevaste vajadustega, just nimelt see joomine. Ehk siis me tegeleme selle poolega, mis sul seal klaasi sees on, kui sa selle klaasi oma suule tõstad ja seda maitset tunned. Nagu ka siis liikumine versus trennisõltuvus või söömine versus normaalne tervislik toitumine, mängurlus versus meelelahutus mängimise näol. Lihtsalt kui sa mängid seltskonnaga mingit toredat lauamängu või mängid lihtsalt kaarte, et see ei pea olema siis su sõltuvus. Nii et kõik need nurgad tuleb siis üles leida, kuidas inimene saaks vägisi loobumiseta olla tasakaalus kõikide nende asjadega. Suitsetamine ja narkootikumid on seevastu sellised, et neid me ei pea tegema ega tarbima mitte grammigi sellise sarnast. Nii et mõelge sellele, kuidas teil nende asjadega on. Nii et me peaksime märkama oma sõltuvusi, tasakaalustama neid, et nad ei hakkaks meie elu hävitama ja märkame just eriti neid tundeid, mida me siis tunda ei taha. Miks me seda tegevust hakkame tegema? Mis meie elus toimub või mis meie elus kunagi toimus ja mis selle nüüd siis ellu äratas? Sest kõik see annab meile väga palju vajalikku informatsiooni. Kõige olulisem, kui sina alustad teekonda sõltuvusest vabanemisel. Sa pead seda tahtma. Nii et Merle, kui sa küsid, kuidas panna teist inimest sõltuvusest loobuma, me ei saa mitte kunagi, mitte kedagi panna midagi tegema. See on inimkehastuse vaba tahe. Me saame olla toetavad, me saame olla eeskujuks. Siin on siis üks ohukoht on alati, eks ole, kaassõltuvus. Kaassõltuvus siis see, kus teise inimese sõltuvus paneb meid loobuma meie enda minast, ehk me unustame ennast ära ja hakkame elama seda elu, et meie tunded ja elu ja tegevused ei ole enam olulised. Nii et me oleme kaassõltuvuses. See on ka üks väga-väga suur teema. Aga muidu siis sõltuvusest vabanemisel sa pead ise seda tahtma. Ehk sa pead tegema selle otsuse. Ja siin on nüüd see koht, kui sa teed selle otsuse, siis see ei ole enam ainult tahtejõu küsimus. Seal on vaja puhastada seda energiat ja neid põhjuseid.
Ja alguses ka siis see harjumuse pool tuleb likvideerida, sest selge on see, kui sa oled hasartmängusõltlane ja istud edasi kasiinos iga päev, siis ja kui sul on see harjumus, siis sa pead sellest harjumusest samuti loobuma, et sa saaksid ka sellest sõltuvusest loobuda. Aga see on siis suurem energiatöö ka. Huvitav on see, et kõige pikem aeg tavaliselt lähebki selleni, kui sa teed otsuse ja tahad sõltuvusest loobuda. Edasi on juba lihtsam. Kui sa oled selles sõltuvuse ringis, mis sind juba kahjustab märgatavalt, siis oleks targem sellest loobuda ja vaadelda oma teisi sõltuvusi. Kas need rahuldavad piisavalt su väljalülitamissoovi, et sa edaspidi ei roni äärmustesse. Ja vahel on hea isegi mingisugused pisikesed sõltuvused endal leida, aga mis sind ei kahjusta ja mida sa saad aru, et sa suudad ise kontrolli all hoida. Sest kui me väsime ära ja meil on mingid jamad, siis mida me teeme? Mida me teeme? Selle asemel, et haarata selle šokolaadi järele või klaasi järele, kas meil on võimalik teha midagi sellist, mis ka aitab meil seda alla suruda, näiteks minna jalutama või haarata see klaas vett, et see on selline koht, mida võiks siis timmida. Nii et vahel võib siis su sõltuvus, teisest sõltuvusest abi siin juures olla. Näiteks kas või raamatute lugemise sõltuvus, mis on ka päris, et kui ta on üle võlli, siis see rikub su une, et sa ei saa sealt välja astutud. Et kõik on harjunud siis ühiskonnas rääkima sellest, kui tähtis ja oluline on kõikidel lastel ja kõikidel raamatuid lugeda, et see on nagu, et vanasti oli jälle see raamatute lugemine, siis peeti seda ikkagi samasuguseks jamaks, nagu tänapäeval võib-olla on natukene nutisõltuvus. Et näiteks kui sa oled alkost loobunud, võib-olla sul on hoopis siis alguses hea hakata lugema raamatuid suures mahus. Kas see aitab sind tuua sellest maailmast sinna teise maailma, aga siin jälle järgides ja jälgides, et see on sul mõõdukas, nii et sa 24/7 ei loe neid raamatuid, et ei loe ööd ja päevad. Nii et igal juhul peab inimene siis ise tahtma. Sõltuvuste juures peaks märkama ka neid olukordi, kus me tavaliselt kukume siis põhja. Ja need on siis need sügavad, meid hävitavad sõltuvused. Et me peame põhjas ära käima, see on nagu äratus ja see on su võimalus välja astuda. Vot siin korra siis ka, et need inimesed, kes su lähedased on sõltlased, siis kõige parem hetk neid suunata, neile nõu anda, mida võiks teha, näiteks energiatööd teha, on sellel hetkel, kui nad on omadega põhjas. Nii et see uskumus, et ma pean põhjas ära käima, ei olegi alati nii halb. Nii et see oleks kõige parem hetk suunata inimeste energiatöö juurde, kui ta on muidu põikpäine. Just siis, kui ta on seal põhjas. Või kui inimesel tekib mingisugune terviserike või siis kui raha on otsas või abikaasa hakkab lahutama, siis võib-olla see kelluke hakkab peas, et vot nüüd ma olen valmis selleks, ma teen selle otsuse. Aga seal peab siis kiiresti tegutsema, et vaadata üle kõik need pooled ja lasta energiast lahti, mis siis toimus, miks see üldse algas. Pluss siis harjumuse lahtilaskmine ja muu energiatöö siis sinna ümber ja sellest on suurepärast abi. Nii et sellel hetkel on inimesel tavaliselt väga palju süütunnet, nii et seal on see koht, kus võiks siis nagu tuhast tõusta. Nii et mida varasemalt sa selle kätte saad, kui ei ole siis alateadvusele andnud signaali, et see jama tuleb mul nagunii tagasi, sest et sa oled võib-olla seal otsustad, ei enam kunagi, nüüd mulle aitab. Ja kui sa selles kohas hakkad siis ka tegutsema, siis sa tavaliselt saad sealt kergemini välja tuldud. Sest kui läheb sealt aeg jälle edasi natukene, kõik jälle stabiliseerub, abikaasa võtab sind tagasi, saad oma raha asja natukene paremaks, tervis läheb veidi paremaks ja siis paned täie rauaga edasi. Sellepärast, et mingisugused olukorrad toovad sind tagasi sinna, kus sul on vaja oma tundeid peitu panna.
Ja klammerdumine on siis väga sarnane sõltuvuse energiale, nii et sõltuvuse korral me siis hästi klammerdume alati millessegi või kellessegi, vot ja ka seda tuleb siis energiatöös puhastada. Mida mina siis ka hästi palju märganud, et sõltuvusest loobumisel me kogeme seda edasilükkamist. Küll ma homme alustan seda uut elu ja järgmine nädal ma raudselt enam ei joo või esmaspäevast ma alustan seda dieeti, et esmaspäevast ma enam seda šokolaadi endale sisse ei aja. Nii et vot need on nüüd kõik need blokeeringud, mida tuleb energiast puhastada, kuna oma tahtejõuga see ei õnnestu ja tulemusi ei too. Kui kellega on küsimusi, siis võib panna siia, kui sul on mõtteid, kas sa oled midagi siit taibanud, siis ole kallis ja pane siia kommentaaridesse kohe. Sõltuvus näitab tegelikult siis sinu suhtumist iseendasse, sinu suhtumist oma kehasse ja maailma üldiselt. Nii et see on peegeldus, kuidas sina sisemiselt ennast päriselt tunned. Kas sa tunned ennast turvaliselt? Kas sa oled hoitud kaitstud? Mis on sinu elu eesmärk ja elu mõte? Kas need asjad on paigas? Kui need asjad on joondusest väljas, siis sinu harjumused ja sõltuvused võivad olla väga-väga tugevad. Ja siia lõppu räägime veel korra siis kannatuse ja sõltuvuse kodeeringust. Nii et üks meie põhilisi takistusi on kannatuse sõltuvus. See ei ole mingi juhuslik asi, see on üks vanimaid ja sügavamaid juurdunud energeetilisi kodeeringuid. Meile on alateadlikult õpetatud, mida rohkem me vaevleme ja kannatame, seda olulisemad ja tublimad me oleme. Kannatus on nagu voorus. Kõik peab käima läbi valu. Nagu öeldakse, kasvuvalud. Sa oled kangelane, kui sa oled palju kannatanud. See tuleb meil juba näiteks kirikust, kõik religioonist. Kannatus. Või vaata näiteks lapsi. Kui laps on haige, kui laps on haiglas, kõik jooksevad kohe kohale. Tuuakse kingitusi, mänguasju, midagi head kommi, süüa, armastust, tähelepanu. Aga kui ta on terve, koolis, igapäevaelu, siis talle tähelepanu ei anta. Nii et me õpime juba varakult, et läbi valu me saame armastust, me saame toetust, me saame hoolivust. Ja sellest sünnib tugev veendumus. Kui mul on valus, kui ma kannatan, siis ma olen nähtud. Nii et vaadake ka, mis te oma lapsega teete. Kui ta on haige, kas te suhtute temasse teisiti? Kas te silitate tema pead? Kas te toote talle mandariini? Kas terve suguvõsa vajub kohale, vanaemad, vanaisad? Või kui ta on haiglas? Ja selline muster siis kandub edasi täiskasvanu ellu, see signaal on juba olemas. Okei, kui mul on paha, ma olen haige, mul on valus, siis kõik tulevad mind poputama, suhtuvad minusse teisiti ja märkavad mind. Nii et me usume, et kannatusel on tähendus, et see teeb meist ka parema inimese. Või kas või see, et ainult läbi raskuste tuleb armastus. Ma olen väärtuslik ainult siis, kui mul on raske, ma teen rasket tööd, raskeid asju, suuri asju. Aga see ei ole tõsi. See on lihtsalt vana kodeering, mis siis vajab lahti laskmist. Mis siis juhtuks, kui me lõpetaksime kannatusse uskumise ja lubaksime rõõmul jääda? Enamik inimesi siis kohe saboteerib rõõmu ära, sest see ei ole turvaline. See ei ole tuttav üldse meile. Mis asja? Kannatus on tuttav ja ennustatav. Me teame täpselt, kuhu vajutada, mida teha, et kannatust saavutada. Rõõm energiana seevastu tundub liiga hea, liiga kerge, liiga võõras ja osad ei ulatu selleni üldse. Nii et sa võid ka mõelda, et kui praegu ma sulle ütlen, et ole rõõmus, kas on ei tule mingit tunnet, aga kui ma ütlen sulle, et
mõtle mingile kurvale asjale, kas sa saad kätte kurbuse. Kohe tuleb nagu naksti. Ja sama lugu on tegelikult neutraalsusega, et me ei usalda seda niisugust neutraalsust, mis on tegelikult põhiasi meie maises kehastuses. Rahulolu ja neutraalsus igapäevaelus. Ma olen neutraalne, et mul ei ole suuri eufoorilisi tundeid ega mul ei ole ka suuri negatiivseid tundeid. Ja neutraalsuses on meil eriti võõras, sest ta ei too kaasa neid tugevaid emotsioone, millega me siis oleme harjunud. Ja kannatus alati võimaldab meil vältida vastutust. Kui me kannatame, siis me saame süüdistada teisi, siis me saame süüdistada olukordi, siis me saame süüdistada valitsust, siis me saame süüdistada elu, ennast, saatust, vanemaid, kõiki. Samas rõõm jälle nõuab vastutust. Vabadus nõuab teadlikkust. Aga sinus ei ole mitte midagi valesti ja sa ei pea leidma kingitusi traumast ega jääma kinni sinna kannatuse lugudesse. Ja kannatus ei ole sama, mis valu. Valu võib olla lihtsalt sõnum, märguanne, et midagi tuleb elus muuta, midagi tuleb märgata, midagi tuleks tervendada, mustrit muuta. Ja meil on võimalus see sõnum vastu võtta ilma, et me kukuksime kannatusse. Ja tihtipeale me oleme sõltuvuses ka sellest loost, mida me siis omale räägime. Nii et me jääme kinni sinna enda loosse. Nagu see oleks siis täiesti absoluutne tõde. Aga tegelikult me võime hakata endale rääkima hoopis teist lugu absoluutselt teise nurga alt, teise tundega ja märgata, mis toimub sinu reaalsuses tegelikult. Mina kuulen sind ja mina näen sind ja mina saan toetada ka selles, et lahustada see kannatuse ja sõltuvuse kood täielikult. Sest elu saab kogeda teistmoodi. Mina tean seda täpselt. Mul oli 45 aastat peaaegu depressioon. Kõik oli jamasti. Tervis 0. Kõik maailmas häda. Enam ei ole. Sul on ka võimalik selline asi. Sest rõõm ja kerguse rahu, need võivad jääda ja sina võid olla vaba. Energiatöö on tõhus, kui me tahame sõltuvusest vabaneda. See ei ole mingi üleöö toimuv sündmus, kui see ei ole muidugi mingisugune lihtsakene, kergekene sõltuvus. Ja sellega tuleb tegeleda ja tulemused on seda väärt. Kui üldse alustada siis sõltuvusest vabanemist, siis oleks hea korda teha oma vundamentuskumused, mis on siis kõige alus, ehk meie majal peab olema vundament. Mul on siis selleks programm paneel Vundament, mis on siis kodulehelt leitav ilanesipolt.ee või kursuste portaalist kursused.ilanesipolt.ee. Ja enesehinnanguga seotud uskumused. Aga kes tahab siis tugevamat tööd teha? 1. mail alustan programmiga, mida olen tõesti valmistanud ette 6 aastat. Sõltuvuste lahustamise meistriklass. Mis programm see siis selline on? See on siis sõltuvuste energia puhastamine, lahustamine. Mina kasutan oma töös FFT, Free Falling tehnikat, mis siis väga kiiresti aitab mul suunata ümber seda, mis on teie energias blokeeringud, üleliigsed asjad, tõstan selle välja, asendan uuega. Õigemini mina ei tee seda, mina annan käsklusi sinu energiale. Sina ise teed endaga tööd, mina aitan avada uksi. Paneme tähele, et see programm ei ole see, et sa saad oma sõltuvusest vabaks, sügavast sõltuvusest. See on see programm, et sa saaksid üleüldse hakata tunnetama ja mõtlema, et sul on võimalik sõltuvustest välja tulla. Ja siis sa saad otsustada, kas sa lähed seda teed. Sest vahel on meil nii suured seinad ees, et meil ei ole isegi võimalik sellest mõelda, et me näiteks loobume oma sõltuvusest. Meil ei ole võimalik isegi mõelda nagu Marcellal, et
kohvist loobuda või suitsetamisest loobuda või millestki muust. Ja vot see programm on eelkõige just see, et sa saaksid aru, mis asjad on sõltuvused täpsemalt. Seal me teeme väga tugevat energiatööd, väga personaalset tööd. Ma vaatan sind igast nurgast. Ja on täiesti võimalik, et kui sul on mingisugused sõltuvused, sa saad nendest ka selle programmi kaudu, aga sealt saab edasi siis vaadata, kas on vaja minna samm sügavamale. Selles programmis me tegeleme ka kaassõltuvuse poolega, kui see on sinus olemas. Selles programmis me tegeleme ka identiteetidega, mis tuleb lasta lahti, et sõltuvusest vabaneda. Tavaliselt seal on see ümber. Me tegeleme nende lugudega, mida sa endale räägid ja nende põhjustega, kust sinu sõltuvused on alguse saanud. Sest sõltuvuse energia on tegelikult ka sarnane depressiooni energiale. Nii et teadlased on öeldud, et sellest ei saa kunagi päris vabaks, tegelikult saab. Aga selles võtmes, et sa oskad toime tulla ja märgata, mis sinuga toimub. Aga seda kõike on võimalik siis puhastada ja muuta, et ei hävitaks sinu elu. Ja lähenemegi sealt ka veel selle nurgaga, et siis mitte ainult sõltuvused, vaid ka halvad harjumused, et harjumused, muudame harjumusi. Et sul ei oleks seda tunnet, et mul peab olema harjumus, et mul on harjumus ja võib-olla toome ka sisse siis vajadusel, kui sinu energiale see sobib, võib-olla hoopis mõne harjumuse, mis sind toetab. Nii et kui sind see kõnetab, siis 1. mail me alustame selle programmiga. See programm on pikk programm. Ma panen siia lingi ka teile. Ja see on 7 moodulit, see on peaaegu 1,5 kuud. Seal on kodutöö, töövihik. See on väga privaatne grupp. On võimalik osaleda ka niimoodi, et sa saadad info mulle meilile enda kohta, kui sa ei taha teistega jagada seda. Sest vahel meil on seal taga siis ka palju häbi, mida me ka programmis puhastame. Ja ütlen ka kohe, et minu töö ja minu firma, ütleme nii, on siis butiik-tüüpi firma. See tähendab seda, et on väga personaalne lähenemine kõikidele asjadele. Ma tunnen oma klientide energiaid läbi ja lõhki. Ja ma ootan sinna programmi kõiki, kes natukenegi omavad teadlikkust sellest, et mina ei ole päästja, vaid et sina ise saad ennast päästa. Kui sa tõstad oma teadlikkust, lubad oma energiat puhastada ja otsustad, et sa soovid muuta oma elu. Nii, ma kohe vaatan. Siin on nüüd küsimus tulnud. Marcella küsib, mul oli 8 kuud tagasi murdumine suhtest välja. Ma märatsesin end sealt välja, aga küsimus on selles, et kas ma murdusin teda kandes, et tema põhja ei saaks kukkuda. Ta on endine hasartmängur ja naps ja suits ja kohvi ja minu tegude üle suurustlemine. See tähendab, kirjutas enda nimele. Kas on võimalus, et lõpetaksin hoopis tema põhjas ja mässasin end seal välja, sest tema on, kus on ja mina arenen üksi edasi. Palju õnne, Marcella, kui sa said aru, et sa enam ei suuda, et sa tulid sealt välja. Sellepärast, et see on suur teadlikkus. Siin on nüüd küsimus see, et kui sind hakkab tema poole tagasi tõmbama, siis sealt võiks vaadata, kas see kaassõltuvus, kui tugev see oli. Ja teine pool, kui hakkad uusi suhteid looma, kas siit tõmbavad sama tüüpi inimesed. Kas siis samamoodi natukene need pahad poisid, kellel on siis mingid sõltuvused taga, natuke populaarsed poisid, siis see on see energia ja pool, millega kindlasti võiks tegeleda.
Mhm. Nii et mõtle sellele. Sest kui me oleme tavaliselt sügavas kaassõltuvuses, siis me ei taha sealt välja tulla. Jällegi, kui on see põhjas olemise moment, et ma enam nüüd ei suuda, siis ongi see aeg, kus minema astuda. Et ma olen pääsenud, ma lähen oma eluga edasi, ma arenen edasi ja see on super luks, see on super võimalus, kui sa leidsid endas selle jõu, et seda teha. Vaadata tuleb nüüd seda, mis edasi sai, mis edasi saab, mis edasi toimub. Nii, kas on veel küsimusi? Kas sa taipasid siit midagi? Kui sa tunned, et see veebivestlus võiks kedagi aidata, siis kui see YouTube'i link tuleb YouTube'i kanalile Energiaterapeut Ilona Sibold, siis ma olen väga tänulik, kui sa seda jagad. Nii et mõtiskle siin, jälgi oma sõltuvusi, ära lase oma elul seda rikkuda. Vaata, mis seal põhjas on. Igal juhul on väga kasulik tegeleda oma põhjustega, kui sa ei ole valmis oma tunnetele otsa vaatama. Ja kannatuse sõltuvusega tegeleme siis programmis sõltuvuste lahustamise meistriklass väga-väga sügavalt. Sest sa ei pea kannatama ja sa hakkad aru saama, et kui sul on mingisugune valu, siis see on info sulle, et midagi on vaja muuta. See ei pea olema kannatusega koos. Sul on võimalik elada täiesti normaalset, neutraalset, rahulolevat elu igapäevaselt. Nii et jälgi ennast. Aitäh, et sa kuulasid ja loodan, et kohtan sind oma grupis või siis järgmistel veebivestlustel. Olge tublid. Tšau!